6. käik. Tere kallid rallisõbrad, palavad tervitused Ventspilsi autostraaselt, kus on siis ralli punktikatse ja hetkel lõppenud katse niisamuti. Oleme siin kolmekesi täna, Gunnar Leheste, Roland Poom ja kutsunud endaga kõrvale vanameistri Jaan Martinsoni. Me jõudsime täpselt minuti pealt Ventspilsi autostraasele, sest mingid teed loomulikult nagu alati on rallisõitjatele ainult broneeritud. Meie siis parkisime kuskile siia samma põllu peale ja kilomeeter oli veel joosta. Jaan, kuidas Ventspils siin seni on kohelnud? Ärme veel Liepajast ja Riiast räägigi. Ei no, kops on tühjaks jooksnud, ütleme niimoodi, ja sa hakkad rääkima, et mingi kilomeeter minna. Minu mõelest panime mingi 5 kilti siin. Ma ei tea. Tegelikult oli 800 meetrit, ma natuke isegi liialdasin. No minu mõõdu järgi ja tee oli konarlik ja põlved läbi ja amordid, noh. Roland spordile pole pulski veel tõusnud. Ma pole veel igigi lahti saanud. Ma mõtlesin, et teeks ikka paar jooksa, me võtame Jaani õla peale ja läheme edasi. Me kaalusime, kas me teeme linast sellise kanderaami, aga meil oli üks mees puudu. Meil on Eigo Kaljurand ka kuskil kaadri taga. Ja meil on ka fänne tulnud vaatama, tervitame ja lehvitame Eesti fännidele ka. Aga no millest me räägime? Me räägime kõigepealt ikkagi jooksvatest tulemustest ja just on lõppenud 18. katse, mille Ott ja Martin 1,2 sekundiga Ogier ees võitsid, Rovanpera 3. 2,0, Evans 4. 3,1 ja siis Ribu Radapedi teised. Martins poiss Sesks on täna Oti poole võrra lähemale lasknud. Kokkuvõttes on vahe vaid 12,7 sekundit. Ja ma just tahtsin öelda, et see Ogieriga vahe ja see katsevõit, noh, eks ta on ilmselt oluline, et päeva lõpus võttes punkte võtta, aga kuidagi hetkel ikkagi ütleme, adrenaliini võib-olla rohkem tõstab see, et Martins on tõesti Oti päris lähedale lasknud ja vahe praegu jäänud, mis sa ütlesid, 12,7 on ju, et tõesti, praegu 2 katsega on järgi võetud kohe ütlen, ei rohkem ega vähem kui pea 10 sekundit. Et selles mõttes ma arvan, et see teine pool võib päris huvitav tulla. No mis mängu mängib Sesks, me ei tea. Ma arvan, et ta tahaks ikkagi poodiumile jääda, aga samas on vaja ka auto turvalisest lõpuni tuua. Me teame, mis mängu mängib Ott. Ta läheb maksimumpunktide peale pühapäevasest päevast ja ma arvan, et läheb seda punktikaudse 5 punkti ka veel püüdma. Aga Martinsil otseselt neid pühapäeva punkte, noh, võid lutsu visata nendega, eks, nagu moodsas keeles öeldakse. Aga mis te arvate, kui tähtis Martinsile see 3. koht oleks? Ei, no muidugi. See 3. koht on ülitähtis ja muide kas või selle pärast, et nagu tehti siin võrdlus kõige paremat debüüdide. Martins sai siis Poola rallil 5. koha, täpselt nii nagu Kalle Rovanpera oma elu esimesel rallil, aga tema oli vist Monte Carlos. Ja siis järgmisel rallil Rovanpera paugutas Rootsis ennast 3. No aga miks peaks siis Martins olema kehvem kui Rovanpera? Keegi ei taha olla kehvem kui Rovanpera? Jaa, ei, absoluutselt ei. Loomulikult, no ikka poodiumi koht, vaat siis sa oled midagi saavutanud. Et sellepärast noorel rallimehel me kunagi ei tea, kuidas karjäär edasi kulgeb, kas ta üldse kunagi veel saab ralli 1 autoga sõita ja kui edukas ta siis on, milline on siis see seltskond. Aga ta saaks vähemalt tulevikus oma lastele ja lastelastele rääkida, et vot MM-rallil ees oli 2 suurt maailmameistrit ja siis tulin mina. Jaan, mis päev see nüüd oli, kus sa selle kommentaari avaldasid? See vist oli reede või neljapäeva hommik. Jari Ketomaa ütles, et Sesks on poodiumi mees. Sa vaidlesid vastu? Ei, ma ei vaielnud. Lugege täpselt. Ma ei vaielnud vastu, aga mis mind kõvasti ärritas oli see, et Sesksist tehti pärast esimest rallit, kus ta sai 5. koha. Jaan, ta on 3. Ei, oota. Praegu on asjad hoopis teised. Mis osas? Selles osas, et ta on sõidumees kiiretel kodustel teedel. Aga kolmapäeva õhtul veel jäänud sõidumees? Ei, absoluutselt mitte. Sellepärast, et jällegi vaadake Poola rallit. Keda ta edestas? Edestas 2 meest. Ta ei olnud hübriidi. Mis sa arvad, et tal oleks hübriid olnud, oleks paugutama? Võtame nüüd selle koefitsiendi ka, et Poola sõitis esimest korda. Jaa, kõik on tore.
Rovanpera sõitis ka kuskil esimest korda, Ott Tänak sõitis Inglismaal, esimest korda oli 6 ja 4 maailmameistrile pani ära. WRC autoga? WRC autoga. Esimest korda WRC autoga? Elus esimest korda WRC autoga 6 koht, võitis Lööbi, võitis minu meelest Ožeed, võitis... No siis Sesk ei ole ju kehvem mees. Sesk ei ole ju kehvem mees kui Ott ei, ega ei ole, aga Poola ralli pealt teha suure otsused ja tegelikult mis tegelikult ma eile Seski isaga ka endise rallisõitjaga rääkisin. Et ta ütles niimoodi, et praegu ta tuleb 3. Ta näitab, et kodustel kiiretel teedel, Poolas ka kiiretel kruusateedel, ülikõva vend, eks. Aga ta ütles, et see on alles esimene samm selleks, et saada suureks rallimeheks. Ja ta ütles, et tehtud on ainult veerand tööd. Ehk siis kiiretel kruusarallidel võib vend võidu sõita. Aga asfaltil, ütles lumel saab ka veel hakkama, et ta on lumel ka palju sõitnud. Aga asfaltil, Monte Carlos, aeglastel, nökerdavatel kruusarallidel kogemusi praktiliselt 0. Ma tahakski tegelikult selle ära öelda, et see sinu kommentaar, mis sa tegid kolmapäeval, tegelikult see võib-olla oleks isegi parem teha täna, ma ütleks täna õhtul, sest tänase pealt on see haip, ma arvan, veel suurem. Aga nüüd tuleb päriselt mängu see, et tegelikult me võisime ju aimata, et ta Lätis, ta võitis eelmine aasta kõik kiiruskatsed ära, no ta sõidab, vahet ei ole, kas sa tuled esimest korda ralli ühte istuma või tuled, sa niikuinii oled kiiresim, me teame, sa olid ralli 2 võitsid kõik katsed ära. Muidugi, siin on üks, ma lõikan vahele, üks mööndus on see, et tõesti sõita ralli 1 autoga, et kuidas sa sinna sellega kohaned nii kiirelt ja teine asi on see, et me mitte kunagi ei tea, kuidas me talume seda kiirust. Sest see on olnud nii rallimeestel kui ka vormelimeestel on see, et nad taluvad kiirust umbes 170 kilti tunnis niisuguse kruusateel, aga 190 see juba võtab kupli kokku. Ja selles mõttes ma olen igati nõus, aga jah, selles mõttes, kui võtta see nagu teema niimoodi kokku, et kas seda haipi on palju, seda haipi on palju olnud, aga see on ka minu meelest olnud täiesti mõistlik haip, sest tegelikult Poola oligi üllatav, täiesti üllatav kõigi jaoks, me ei teadnud, kus ta tol hetkel üldse on, kas ta on 3., 5., 10., võib-olla on üldse kuskil 11., 12., see oli täiesti mustmaa, siis tegelikult Poola pealt me teadsime, mis ta kiirus umbes on. Me tegelikult rääkisime kohe, kas ta suudab, ma arvan, pühapäeval Poolas rääkisime, kas ta suudab Lätis poodiumi koha peal sõita, ma arvasime, et tõenäoliselt võib-olla võiks suuta, et midagi takistuseks ei ole, aga nüüd, mis saab nüüd on see, et nüüd hakkab nagu päris maailm pihta. Kui ta saab veel võimalus 1-2 rallit teha, siis need ei ole enam kodurallid. Et need on rallid nüüd, kus ta võib-olla polegi sõitnud. Ja siis me tegelikult saamegi selle suure pildi ette, kui 14 rallit on järgmine aasta kalendris ja nendest 3 rallit on, kus ta suudab seda tempot teha. Et selles mõttes ta isa sõnad olid õiged, et nüüd hakkab päris töö ja tegelikult me näeme ka ralli 2, et asfaldi peal ta on pigem ikkagi nõrk võrreldes konkurentidega. Lumi on hea ja ilmselt leiab ka mõned kruusarallid veel, kus ta on selline okei, aga tõesti nüüd peab hakkama suurtöö pihta, et esiteks leida üldse see võimalus, et selles autos veel istuda. Ja minu jaoks on kindlasti indikatsioon just see, et kuidas tema karjäär siitmaalt edasi kulgeb. Me oleme näinud ju neid mehi, kes tulevad 1-2 korda ralli 1 WRC autosse, ongi kõik. Ja ma tahaks teada, kuivõrd need tiimid talle tegelikult seda silma peale viskavad, eks. Ja leiavad, et seda poissi võiks jälgida, teda võiks arendada ja ta võiks 3-4 aasta pärast. Korralik möllame, mingid fännid selja taga karjuvad aida. Täna meil on täiesti sündmus tegelikult. Kas 3-4 aasta pärast, kas ta oleks valmis sõitma täis WRC sarja kaasa ja võitlema kõrgete kohtade nimel? Täpselt nii, nagu vaata Ott Tänak ju ka, tal läks ju aega enne, kui nähti, et Ott Tänak on valmis kogu WRC sarjaks, aga mitte ainult kiireteks rallideks. Tõenäoliselt see ikkagi ongi selline 2-3 hooaega, nagu sa ütlesid, on see, kus, sest ralli on, olgem ausad, on puhas kogemuste spordiala, et sul on vaja need kogemused kätte saada. Ta ei ole sõitnud MM-rallisi liiga palju, junior WRC-s ju sõitsime WRC rallis ja seal on kalendris 5 rallit. Et see pagas ei ole nagu liiga suur, aga ma arvan, et selles mõttes hetkel võiks öelda, et igal juhul ta on omale kõik, mis on tema poolt võimalik teha, ta on teinud, et ta saaks see tagasi. Ja nüüd on ilmselt juba suurte meeste otsus, et mis päriselt saab. Ja, aga nüüd on ka aeg lõpeks minna sellest
ERC sarjast WRC2 sarja, sellepärast et ERC sarja, nagu nad ütlesid, et miks nad sinna läksid, sellepärast et seal on enamus rallisid on asfaldil, kruusal on ainult 3 võidukijuhtamist ja et selleks, et hankida asfalti kogemusi, aga MM-rallidel on vaja käia sellepärast, et sa kirjutad legendi, sa tutvud radadega, sa tutvud tingimustega ja sa näitad ennast konkreetselt tiimijuhtidele Rally2 autost. Ja lihtsalt veel, tal on ju selles mõttes natuke keeruline positsioon hetkel, selles mõttes, et tal ei ole lihtne teha ja sealt ERC-st, WRC-st, sest tema peasponsor on ikkagi MRF, kes rehvitootja MRF India ettevõte, kes sõidab ERC meistrivõistlusi ka rehvi arvestuses, et sealt teha see switch ümber WRC-sse, aga sa kaotad oma sponsori, kes maksab kõik kinni, eks seal peab olema juba järgmine lugu taga, et keegi uus peab põhimõtteliselt tulema kinni maksma, kui MRF ei ole nõus tulema üle järgmist sarja. Jaa, kõik on õige, aga sa võidki olla 7-kordne ERC tšempion. Ja arusaadav, loomulikult, ega selle vastu ei vaidle keegi, ma räägin lihtsalt sinna finantsi küsimus taga, et kas see üks ettevõte on nõus temaga kaasa tulema ja tegelikult sellest saabki kõik alguse. Jah, aga ei, poiss sõidab ägedalt ja, aga muidugi üks mõte, mis mul siin tuli, et see on perfektselt tehtud layout just see kogu see Läti ralli, kõik need kiiruskatsed, kõik on ju täpselt Martin Seski järgi tehtud, eks. Et tal oleks võimalikult mugav. Korduskatseid on tõesti ääretult vähe ja kusjuures, nagu ma sain aru, on need enamasti katsed, kus on sõidetud ERC rallisid, ehk siis no, kõigil on info, aga siin on mõned katsed, keegi pole kuulnud, pole näinud nendest katsetest ja seda sõidetakse ainult üks kord, eks. Et nad ei saa teha legendi muudatusi, et palju me oleme teinud Otile rallisid, me oleme ka ju pannud neid serviseid hästi palju, et saaksid tulla Ott, Martin, kõik teised WRC autod. No, ei, see on teine asi, sellega me kutsume WRC autosid testima, WRC tiime, aga ma just mõtlesin, et kus kohas, kui me tahaksime näiteks, et oleks vaja teha Virvesele MM-ralli. Saaremaal, täpselt, õige. Saaremaa ralli, keegi ei tea teedest mitte muffigi ja kõik on ühekordsed katsed. Aga see on keelatud? Ei ole. Mis ei ole keelatud, on teatavasti lubatud. Aga mine võta nüüd Urmo Aavalt ja Tartult see MM-ralli ära seal. Tegelikult, ütleme, jah, seda vandenõuteooriat olen ka kuulnud, et Martinsile tehtud ralli, aga teiselt poolt tegelikult tuli ka info, et osad katsed ei peaks ka vastu. Mõned teed on ikkagi üpriski kehvad. Hästi pehmed. Ja lisaks on ikkagi, kui me näeme, kust ralli hakkas Riia kesklinnast ja põhimõtteliselt alates Riia kesklinnast kuni Liepaini on kõik läbi sõidetud, on ju. Seal võib olla ka see, et igalt omavalitsust on vaja raha saada. Et see on igalt poolt sõidetud ja võetaksegi lihtsalt nii suur tükk kui võimalik, et igal pool sõita. Aga teine mõte, mis mul pähe tuli kõik see, et teile rääkisin just selle Ullis Seskiga ja ta ütles, et 25 aastat läks neil aega ennem kui MM-ralli said siis Lätti tuua, aga ütlesid, et see ei olnud isegi unistus, see oli unenägu, et nad nagu väga seda ei lootnud, aga miks nad selle eesmärgi võtsid, ütles see, et me kogu aeg saame areneda, kui me liigume milleski suunas, siis me läheme kogu aeg paremaks. Ja lõpeks on ju nii, et praktiliselt iga riik, kus on tugev ralli traditsioon, tugev ralli kogukond, riigi tugi taga ja tõesti saab selle MM-ralli korraldatud. Aga siin peab ka hull olema, nagu ta ütles selle peakorraldaja, ta ütles, et see on meie Läti Urmo Aava. Et kui need kõik kokku panna, siis saab, ega samamoodi on järgmine aasta Paraguay's või kus kuradi kohas MM-ralli toimub. Et kui on kogukond kõik olemas, see ei ole nii keeruline ettevõtmine. Kuulge, räägime Otist ka. Ott siis eilsel linnakatsel lõhkus käigukasti. Ma arvan, et see käigukast, biovõlli või? Aga käigukast läks igatahes vahetusse ja uue käigukastiga ta täna sõidab. Vaatasin onboardist üle selle väikse hüpeka. Hüppes maandudes oli tõesti hirmus ragin, midagi aru ei saanud. Martini küljega pandi sinna mingisse heinapalli või mis see oli sisse. Ja siis oli suur segadus ja loomulikult karvaseid ja sulelisi lendas finišijoone ületades, aga no
mis me ütleme, seda sai kuidagi ära hoida või ei saa? Ei saanud, seal oli kohe näha, et nii kui see hüppe ära toimus, mindi pidurile, et esimese korraga tegelikult vaatasin nii-öelda live-pilti, et tundus sõiduviga, aga nii kui replay tuli, et tegelikult see oli näha, et nii kui maandumine toimus, kõik oli täpselt ilusti piduri peal, aga need autod ei jää ainult piduriga seisma, et vähemalt 50% on seal ka käiguga pidurdamine oluline, kui mitte rohkem. Et lihtsalt seda ei saanud teha, sest veovill purunes ja puhtalt piduriga pidurdades oli näha, et see auto nagu ei pidurda mitte kuhugi. Kas me võime öelda, et lihtsalt käigukasti eluiga sai otsa või? Ei tea, ma arvan, et selles mõttes, eks alati need hüpetult maandumised ja mingid sellised rasked kohad on veovõllidele keerulised. Ilmselt Rally 1 autol võiks see veovill nii tugev olla, et ei lähe katki, aga kunagi ei tea, sellepärast, et tootmisel võib ka olla probleeme. Ma olen ise sõitnud 0 kilomeetrit, sõitnud pooltelje, lasknud stardis siduri lahti ja pooltelga purunenud, et see kunagi ei tea ikkagi mingi materjali kvaliteeti ja nii edasi. Ja, aga mida aeg edasi, jällegi seesama linnakatse näitas, et kuulge, see Otiga toimuv on juba varsti Monty Python või Crazy Radio. Et mis pagana asju võib ühel rallimehel ette tulla? Aga see ei ole ainult see hooaeg. Me leiame ka eelmisest ja üleemist hooajast neid hetki. Kõik on õige, aga see hooaeg on ju eriti jaburad asjad. Esmalt jookseb sulle tee peal otsa kits. Aga mis see esmalt? See oli eelmine ralli? Mis üleemine oli? Nii, siis järgmisena on mingisugune paganama täispuhutav mingi narts, sõidad selle nartsu sisse on ju ja hea, et ellu jääd, eks. Nüüd siis auto tuleb hüppelt alla, see peaks olema normaalne, et auto tuleb hüppelt alla, jääb terveks. Ja tegelikult jõuksed jamad, et kuhu veel siis edasi minna, mis siis veel saab juhtuda, sest see ei ole normaalne. Ma saan aru, et sa teed seal kas sõiduvea või siis pealtvaataja, keda on must miljon, midagi sul teeb ja hüppab teele, kõik niisugused asjad on loogilised. Aga see, et sul eile nagu see reklaamplakat vajub kokku ja täpselt sinu auto ette, see ei ole normaalne. See ei ole rallis tavapärane. See on minu meelest, kaldun arvama, et see on lihtsalt ralli ajaloos esimene kord, kui niisugune jama juhtus. No kes tahab järele kuulata, siis eilses õhtuses saates me pikalt sellest juhtumist rääkisime. Ega meil tänaseks rohkem midagi teada ei ole. Ma rääkisin ka Urmo Aavaga, kes samuti ootab naaberralli korraldajana, et seda detailset analüüsi ja ülevaadet, kuidas sekundi pealt need asjad liikusid, kui need 2 töötajat märkasid, et see asi on kokku kukkunud, kellele nad teatasid, mismoodi toimis üldse mingi telepilt. Me teame, et telepilt väga ei toimi, loodetavasti täna nad said selle lennuki mootori korda ja uuesti lennuki üles. Ma ei tea, onboardid vist on täna tulnud või? Ma ei ole kahjuks ühtegi katset täna näinud. Ja me sõitsime siia, oli 43 minti sõita. Ei tuli küll, ma hommikusi katseid, esimest katset vaatasin. Ju nad selle korda sai. Aga räägime, mis siit nüüd võtta on. Meil on ikkagi 2 katset veel minna ja pühapäeva arvestus ja tegelikult ärme unusta, et see 3. koht võib ka kuluda marjaks ära, kui me hakkame ühel hetkel hooaja lõpus lugema võrdsete punktide korral esikohti, teisi kohti, 3. kohti, kui esimene ja teine koht peaks olema võrdsed. Ei no, mis siin võtta, Ott Tänak sõidab, paneb jällegi täiesti hullu ja temal ongi vaja, ta on ju pühapäeva mees. Soomlased tegid ju kahju, et mul see artikkel kuskil seal arvutis on, nad tegid ju hästi huvitava uuringu, kui palju protsente keegi on saanud oma punktidest nii-öelda reede-laupäev ja pühapäev. Ott oli seal ilmselgelt liider ja pikalt liider. Ja loodame, et täna võtab ka vähemalt nii palju, kui võtta annab. Eks me ei saa eeldada, et ta võidaks ka nüüd Kalle Rovanperat ja Ogieriga on lahing, aga nii palju kui vähegi võimalik, punktikatselt ka võimalik maksimum. Ja mis on järgmisena ääretult oluline on see, et Neuvill oleks võimalikult taga, vähemalt Evans oleks temast tsõpak eespool ja seal vahel oleks ka Sesksid ja ma ei tea, Formovist, aga äkki temagi ja et see vahe oleks suur, et see punkti vahe võimalikult kokku kuivaks. No tegelikult, kui me jälle korra mainisime seda, et kui võimalik võiks olla see poodiumi püüdmine, siis tegelikult eks on selline väga piiri peal lugu kilomeetrite mõttes, aga pigem on see võib-olla selline survestamise koht, et kui esimesel nüüd siis eelviimasel katsel
seal võtta veel selline 5-6 tagasi, esimene ringil oli see umbes 5 sekundit, mis ta võttis Martin. Ma ütlen vahepeal, et see hakkab kell 11.55, et kui sealt, 50 minuti pärast. Kui sealt suuta selline 5 sekundit, 6 sekundit tagasi võtta, mis oli ka esimesel ringil tagasi võetud, siis tegelikult juhtub see, et lihtsalt selline surve on peal juba Martinsil. Ja sealt tuleks lihtsalt jääda võib-olla veidiga lootma selle peale, et noor poiss natukene teeb mingi eksimuse, võib-olla mingi kurv natuke pikaks sekund kuhugi läheb, et tegelikult 12 sekundit, mis on, eks kilomeetrite mõttes, seda on nagu, kilomeetrid on vähe selle võtmiseks ja tuleks nagu väga-väga nipa-napa värk, aga ilmselt see survestamise koht on ainus võimalus siit koha võrra veel kerkida. Ja Martin sõidab ju praegu väga selgelt kindla peale. Tema punkte ju ei püüa, selles mõttes tal ei ole kindlasti ühtki eesmärki täna siin punkte püüda. See auto on lihtsalt eesmärk ära tuua ja loodetavasti poodiumi kohaga. Anna Martin selle nõu, kas ta peaks neid sekundeid siin ülesõitudel vaatama või minema silmad kinni ja sõitma? Ma arvan, et ta pole kordagi väga nädalavahetuseks isegi vaadanud. Ta tundub selles mõttes vähemalt, ma ei ole temaga rääkinud sellest, aga tundub vähemalt intervjuudest, et ta nagu ei taha isegi kuulda, et keegi räägib midagi, et Ogier on lähedal sul ja püüad, et ma arvan, et see pole üldse oluline tema jaoks hetkel. Sa tahtsid midagi öelda? Ei, ma tahtsin öelda, ma just meenutan seda ammuseid aegu, no nagu alati, eks, kui Tommi Mäkinenil alati iga intervjuu lõppes sellega, et kui mina omal ajal rallit sõitsin, siis no minul on ju umbes sama, eks, et ma meenutan ka vanu aegu, et kui oli raadioside ju tiimi ja sõitja vahel ja sai öelda ajavahesid ja sekundeid ja ka sõidu ajal sai Kuulge, kas ei ole reeglit, et praegult võib raadioside korral, ohu korral midagi ikkagi teada anda? Ei, sa võid, aga sa ei tohi vaheaegu teada anda. Okei, aga võtame selle eilse Oti juhtumi. Kui oli ju näha kõigile, et Evans selle reklaam aga meeskond ilmselt ei teadnud, ta ei või öelda, et ole seal ettevaatlik. Ei, no ega ilmselt meeskond ei teadnud ka, et Q3-s Kalev Kruus ütles, et see kukub kohe kokku, et see katse läheb kantselisse. Aga sa ei tea ju, kas see info oli autos või ei olnud? No aga tiimil on ju. Kus tiim teab, mis info autos vaatab telekast. Ei, aga see, jah. Noh, see teema on räägitud, me ei tea nagu täpselt, see on nagu nii hüpoteetiline lugu, et keegi targem peab lõpuks nagu suu avama, et rääkida, mis selle olukorral toimus. Jah, aga omal ajal oli ju see, et sõitjal oli ju väga täpselt teada, eks öeldi, et nii, et jääd sekundiga maha ja siis vend teab, et nüüd tuleb natukene gaasi juurde panna ja see sekund tagasi võita. Et ma arvan, et jumal tänatud, et see praegu nii ei ole. Muidu saaks ju näiteks Martin saaks ju väga turvaliselt sõita, kogu aeg antakse teada, et vahe on turvaline kõik nii, et võta rahulikult. Ega ta punktikatse stardis ka ei saa näha, mida Ott teeb, et ta on korraga rajal ju. Jah, nii on. Pikk punktikatse on jah, selles mõttes on hea jah. Ja punktikatse lõpebki meil siin samas päris lahe selline auto, on see crossirada, ringrada, kuidas me nimetame seda? Pigem ikkagi selline autokrossi rada ja rallikrossi raja mingisugune vahepealne asi, et autokrossi sellist, no kõik koos mingid rondid rajal, et seda on siin toimunud, ma tean. Päris lahe asi, ma arvan, me saame seda punktikatse algust isegi siin vaadata, siin on kurve ja asju ja väikeid nukke, kus seista on ikkagi oma jagu ja siit linnulennult on minna ka tegelikult katse finišisse, kuhu teie lähete intervjuusid võtma, ma arvan, et seal kui Martins poiss peaks jääma kolmandaks, on see päris emotsionaalne koht, kus olla. Nii. Aga täna siis nagu öeldud pühapäeva punktide peale mängime ja selles arvestuses Sébastien Ogier juhib Ott Tänaku ees 0,9-ga, Kalle Roompera kolmas jääb Otist maha 1,3, siis tuleb Evans, Sesks, kas Evans, Sesk veel, kui seda seisu vaated hakkavad pühapäeval Oti punkte noolima? Pigem mitte. Ei usu. Roland? Ei, no seal on ikkagi, ma arvan, selge... Et kolme mehe vahel otsustatakse asi ära? 3 mehe vahel kindlasti on, no kui me võtame täna 2 kiiruskatse pealt, siis Ogier kiireim, Tänak 0,9 taga, Kalle Roompera 2,2 taga ja Evans juba 8,6, et selles mõttes seal on ikkagi 3 mehe vahel otsustatakse ära. Küsimus on selles, et mis järjekorras, sest kui Tänaku Ogieri vahe 0,9, siis Roompera ja Tänaku vahe 1,3, et seal võib kõike muutuda, et mis see järjekord saab olema, on ainus küsimus. Ma saate lõpuni küsin, Jaan, sa oled reisid mees ralli mõttes eriti. Kas see logistika, et me hakkame Riiast, peatume veel Tukumsis, oleme veel Liepajas, Ventspilsis, kas see
kuidas see komplekt sulle kokku tundub? No ta on teatud rallidel on hädavajalik komplekt, täpselt nii nagu kui sa sõidad Lamias 200, ma ei tea, 50 kilomeetri kaugusel Lamia on siis Kreeka ralli, jah, Ateenast ja aga su ralli pealkiri on Akropolise ralli, mis tähendab seda, eks, et, no, et sa pead ikkagi, õnneks see aasta enam ei stardita, aga kunagi ju pandi treileri peale autod ja aga kas sina siin Kreekas siis meediainimesena pead ka asukohti vaatama? Ei, meie, no tähendab, kui tahad, siis lähed, aga tavaliselt pärast... No praegu sa pead, siis sa tahad intervjuud saada? Ei, aga seal ei ole mitte finišid, vaid seal on start. Okay. Eks, aga teine asi on, võtta siis see... Monaco on ju? Monaco. Kuigi nad on, nüüd on viimane päev on Monacos ja siis me kõik liigume Monacosse. Aga võta nüüd see Kesk-Euroopa ralli, sellepärast iga riik tahab saada oma osa. Ja eelmine aasta oli see ka ääretult totter, eks, et sõidati hästi kaugele ja Prahas oli vist start ja lihtsalt loksuvad 200 kilomeetrit tühja ja kõik, et aga no nii on need asjad. Selline ralli? No tähendab, siin ongi, promootor ütleb, et võt jõukst pappi tahan saada ja kui riik või see korraldaja ja koos riigiga selle papi eraldab, siis ei ole promootoril ka midagi haukuda. Lätit järgmine aasta kalendris ei ole, Eesti on. Väike siseinfo on, et võiks tulla kalender juulikuus. Jah, tähendab, seal on ainult need kuupäevad on vaja paika panna, rallid on ju teada. Loodame, et teada, et keegi alt ära hüppa. Näiteks Horvaatia rallit ei ole järgmine aasta, eks on Hispaania ralli, kus sõidetakse, mis saarel see oli, Kanaari saarel. Gran Canaria. Ja, et seal sõidetakse ja siis Paraguay tuleb juurde ja midagi veel ei olnud, aga noh. Lennupiletid võetud või? Noh, tuleb ostma hakata, aga jällegi kummaline. Eesti korraldab rallit, MM-rallit, Läti korraldab MM-rallit, aga Saksamaa ei korralda, Suurbritannia ei korralda. Iirimaa ei korralda. No Iirimaa, okei, no see on ka pisikene, eks see. No mis veel, Hispaania ei korralda, Hispaania nüüd korraldab, eks. Et see on jah kummaline, et nad ei saa selle Briti rallit, no tule taevas sappi, üks kõige legendaarsemaid rallisid, mis oli kunagi Rock ralli oli ju, eks. Hispaania. Aga me ei riski sellega, et me kaotame Briti fänne sellega. Meil on praegu, palju meil on Evans, Greensmith, on veel mõni Brit või? Aga ei ole. Sellega kindlasti kaotab. Evans on vähemalt sõidumees, et kindlasti tuleks kamp kohal, aga noh, kui nad ei suuda korraldada, ei suuda raha kokku ajada, mida iganes, noh, see on nende probleem. No, ei saa öelda, et seal rallit ei ole, seal on korralik kohalik sari ja ju nad seal ikkagi korralikult kohalik sari tegelikult on ikkagi kõva ka maailma mõistes alati olnud ja inimesed või sõitjad on ikkagi läinud just sõitma seal UK-s seda Briti sarja, kus siis ongi Walesi katsed ja no need legendaarsed kiiruskatsed alati sees olnud, et ma ise käisin ka tegelikult ikkagi enne junior-veeritsooga, ma käisin seal kohalike sarju kirjutamas, et saada aru, mis teed on ja siis läksin alles Walesi rallit sõitma. Et see konkurents oli seal ka kohalikel tasandil päris kõva, nii et selles mõttes iseenesest on nagu ülimalt lahe ja kindlasti üks minu lemmikrallisi, kus sõita. Ja jah, sellest on tõesti kahju, et seda seal ei ole, loodame, et ikkagi äkki ühel hetkel tagasi tuleb. Just. No inglased on Brexit ja mis neil on? No jah. Võib-olla peitub seal kuskil põhjus. Ja, no mingi põhjus kindlasti, jah. Aga hakkame siis kokku tõmbama. Aitäh, Jaan, huvitava saate eest. Roland, sulle ka. Tore, et said tulla jälle. Ja me tuleme veel 15.10 siia laua taha tagasi. Soovitan ka Läti Delfit vaadata, kes natukene mõistab läti keelt. Oman infot, et Läti Delfi tahab tuua viimases saates endale 0 autojuhi. Seal on siis üks Jaanis, jään perega nime praegu võlgu, Läti Delfi spordi ajakirjanik ja tema kutsub endale siis, tema on üksinda ja kutsub endale külalisi. No, meil on siin see õidne, et me saame olla kahekesti, kolmekesti, vaja võtame Eigo ka veel punti, vist 4 mikrofoni siin valmis pole pandud. Aga ei, tore on olnud siiamaani ja tõmbame kell 15.10 kogu sellele asjale joone alla ja teeme jälle selle top 5, nagu me Rally Estonial tegime. Jah, kohtumiseni. Kohtumiseni. Kuues käik.